Kas sa mäletad seda aega, kui olid veel väike laps? Kõik, mida su süda ihaldas, oli joosta, mängida, hüpata, jäätist süüa ja sellest kõigest rõõmu tunda. Kuid päevast päeva jooksmise, mängimise, hüppamise ja jäätise söömise tõttu pidime me kõik lastena kuulama ühel või teisel kujul vanemate suust järgnevaid kummalisi lauseid. Kas pesid käed ära enne sööki? Ära mine jäätisega diivani peale, tehti mustaks. Vaata, kui räpased su püksid on. Mis ulmeline mõte see oli, mis pani teid koolist koju tulles 11 pori sees lohistama. Mitu korda ma pean ütlema, et varrukas ei ole taskurätik. Neid vanemaid küll. Kogu aeg on neil mingi probleem selle puhtusega. Paljud on nüüdseks juba ka ise lapsevanemad ning tõdevad, et tõepoolest on selle puhtusega üks probleem. Seda lihtsalt ei ole võimalik hoida. Tee, mida tahad, räägi, palju tahad, ikka on kaos ja mustus kõikjal, kust lapsed on üle käinud. Või mõne jaoks, kellel mustuse osas eriti terav silm on, ei ole selleks lapsi vajagi, et pidevalt põrandal või seintel iga päev nagu kellavärk uuesti ilmuvaid plekke märgata. Mina olen Marten, olen Jeesuse jünger, abikaasa ja 3D koguduse pastor ning mul on hea meel kutsuda teid alanud jõuluajal kaasa mõtlema teemal puhtus keset mustust. Jõulud on üks eriline aeg ning kirjeldame jõule üldjuhul ikka ülevate ja rõõmsate sõnadega. Kuid huvitaval kombel seostatakse jõule omadustega, mis seostuvad täpselt ka ühe erilise isikuga, kes sündis circa 2000 aastat tagasi ning kes jõuludele üldse tähenduse andis. Loeme Luuka 2. peatükist. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Natsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese, mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mida nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Kui 8 päeva täis sai ja tuli aeg lapse ümber lõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mis oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse.
iga beebi sünniga saab maailm killukese võrra puhtamaks, sest uus väike inimene on täiuslik. Ta ei ole mitte midagi valesti teinud, sest ta just sündis. Niisiis sünnib iga laps täiesti puhtana, selle mustust täis maailma keskele. Kuid ajapikku kasvab pisike suuremaks, hakkab oma peaga mõtlema ning varem või hiljem jonnib ta juurviljade söömise üle, krimpsutab nina, kui mängukaaslane temalt lelu laenata tahab ning teeb kõik selleks, et väljendada oma pahameelt juba kell 7 magama mineku üle. Selles ei ole midagi ebatavalist, kuna oleme ebatäiuslikud inimesed. Kuid vägagi ebatavaline oli Jeesuse sünd, mille kohta võime lugeda juba mitmete prohvetite ettekuulutustest 100 aastaid enne Jeesust. Näiteks ütleb Miika 5.2. Aga sina, Betlehem Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist igiaegdest. Või siis Jesaja 7.14. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe. Ennäe, neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Seega viidatakse Jeesusele kui kuningale, valitsejale ja lunastajale juba Vanatestamendi aegadel. Lugesime, et Jeesus asetati pärast sündimist loomade söögi ja joogi nõusse, teisisõnu sõime. Sõimed on teatavasti ruumides, kus hoitakse kariloomi ning minu arusaamist mööda peaks vägev kuningas, võimas valitseja ja üdini puhas lunastaja, kelle kohta nii vägevad ettekuulutused käivad, sündima ikka kuningapojas, 10 hoolitsejate käe all ning mitte mingil juhul kuskil sõimes, mustuse, räpasuse ja kariloomade keskel. Kuid ometi see ei olnud eksitus. Ma loodan, et andestate, kui rebin meelevaldselt hetkeks Rooma kirjast välja ühe salmi ilma igasuguse kontekstita. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ärge muretsege, annan teile üsna pea ka konteksti. Kuid salm ise ütleb juba nii mõndagi. Me kõik oleme pattu teinud. Teisisõnu võib öelda, et me kõik oleme mustad. Mudasse kukkunud, tolmuseks saanud ja maasikamoosi oma lumivalge särgi peale ajanud. Ning teatavasti ei saa enda särgi pealt moosiplekki maha seda lihtsalt hõõrudes või maha raputades. Me vajame selleks puhast pesuvahendit, puhast vett ja tänapäeval ka puhast pesumasinat. Me vajame puhtust, mis tuleb väljaspoolt meid endid. Ja hea kuulaja, kes sa oled kogukonna keskel või üksi, oled sa kristlane või mitte, mu süda rõkkab, et saan teile kohe jagada kõige paremat, ainukest, tõeliselt vajalikku sõnumit maailmas, Jeesuse armastuse sõnumit. Jeesus oli beebina sündides puhas, kuid oli puhas ka kogu oma ülejäänud elu, elades inimesena siin maa peal täiuslikult. Ta oli puhtus mustuse keskel ning jäi puhtuseks isegi siis, kui ümbritsev mustus teda ahvatleda või kiusata, tema külge klammerduda püüdis. Ta sündis ja elas puhtana selleks, et me mõistaksime, et oleme mustad. Ning suurim armastus, mida keegi on maailmas üles näidanud, on Jeesus, kes täiesti puhas olles läks vabatahtlikult ristile surema meie mustuse pärast, andes meile võimaluse temasse kui Jumala enda pojasse uskudes saada täiesti puhtaks Jumala silme ees. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust, ütleb 1. Johannese 1.9. Jumal saatis oma täiuslikult puhta poja surema meie täielikult ebatäiuslike inimeste eest, et ta anda meile võimalus valida igavene elu paradiisis koos meie loojaga. Sõbrad, evangeeliumis peitub päriselt vägi ja täielik vabadus. Mäletan eredalt ühte Toompea koguduse noortekat, circa 1,5 aastat tagasi.
ausalt öeldes ei tahtnud ma sinna absoluutselt minna, aga oli reede õhtu ja midagi paremat polnud ka teha. Olin enda sees tegelemas paljude raskete ja keeruliste küsimustega, millega olin Jumala ees mõnda aega olnud ja mitte mingit selgust saanud. Võrdlesin ennast pidevalt teistega ning püüdsin alati kõigi meele järele olla. See lämmatas minu põnevust Jeesusest ning olin enda sees juba mõtisklemas, äkki oleks lihtsalt tavaline kristlane, kes pühapäeviti kirikutoolil istub, igapäevaselt oma rahulikku elu ajab ning aeg-ajalt kellelegi siin-seal Jumalast räägib. Tol õhtul oli raske keskenduda sõnumile, kuid samal ajal peas sajal mõtted tiirlesid. Kuid ülistuse ajal tundsin endas midagi erilist. See oli Jumala sügav armastus minu vastu. Sellele järgnes väga eriline Jumala puudutus. Kogesin, et kõik, mis mu ümber ja peas tiirleb, on tühine, sest Jumala armastus minu vastu on nii palju suurem kõigest muust. Teenistuse lõpuks olin täielikult avatud Jumala ees, süda täielikus rahus hingamas ning sain ka väga selge ja isikliku profeteeringu, et Jumal kutsub mind pastoriks, ülistajaks ja eestpalvetajaks. Selline on Jumal, keda mina teenin. Olen oma elus veel palju kordi kogenud Jeesuse üleloomulikku armastust ja headust minu vastu ning olen jõudnud kohta, kus tean, et miski muu siin maailmas ei ole parem, kui elada täielikult Jumalale. Ning olles ise evangeeliumi poolt kätte saadud, tahan nüüd jagada seda kogu maailmaga. Mitte selleks, et saada inimesi minuga nõustuma, vaid et näha igaühe elusid totaalselt muutumas Jeesuse armastust kogedes. Nüüdseks on ehk juba joonistunud välja, et puhta Jeesuse sünd mustas laudas on selge kujund sellest, mida Jeesus siia maa peale tegema tuli. Päästma ja vabastama oma täiuslikkusega ebatäiuslikke inimesi. Hakates lõpetama, ei ole ma unustanud Rooma kirja üksikut salmi, mille konteksti teile anda lubasin. Loen Rooma 3:21-26. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutaks varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Lõik, mis eraldiseisvalt ei andnud meile enne grammigi lootust, vaid süstis ainult lootusetust, on suurt pilti vaadates tõestus sellest, mida Jeesuse ristisurm meie jaoks tähendada võib. See on meie pilet välja oma vanast määrdunud elust uude puhtasse ellu koos Jumalaga. Ja on samuti hea näide, miks tuleb lugeda piiblit selle tegelikus kontekstis. Saame käesoleval jõuluajal taas kord meenutada, et kingitused, lookas jõululauad nagu eestlastele kohane ning rõõmsad osadused lähedastega on alguse saanud täiusliku päästja sündimisest siia maailma. Ning julgustan sind võtma vastu otsuse, et nendest jõuludest alates tahan mina teha oma elus pöörde ning panna oma elu eesmärgiks olla tunnistus Jeesuse armastusest oma pereliikmete, sõprade, töökaaslaste ja võõraste keskel. Selleks aga on vaja sügavalt tunda Jeesust, võttes aega palves, piiblit lugedes ja Jumalat ülistades, et me saaksime julgelt astuda maailma ja kuulutada rõõmusõnumit väikeses Petlemas mustuse keskel sündinud täiuslikult puhtast päästjast.
head sõbrad, õnnistatud jõuluaega ja mõnusat arutelu.